Hei, tere tulemast kuulama järjekordset episoodi Elusama elukeskkonna poole. Henri Holtsmeer, Madis Vasser, kenad suvepäeva kõigile. Soe ilm vahelduseks. Tuleme teiega Tartust, Võrumaalt. Räägime tänastest päevakajalistest sündmustest. Mõnedest võib-olla rohkem kliima ja keskkonnaga seotud, mõnedest võib-olla natukene kultuuri nurga alt läheneme. Ja sa oled nii Tartu keskne, mina olen siin Võrumaal ja siin sajab ikka vihma ja siis päikest ja siis vihma jälle. Aga huvitav on siin Võrumaal elada, sest ma tarbin siin nagu seda kohalikku meediaruumi ja tuleb välja, et siin nagu on mitmeid uudiseid, mida sa võib-olla digiväljaannetes ei leiagi või üldse ajalehest ei leia, sest nad on kõik raadios. Et siis tänased teemad, milleks on kindlasti hipilaager ja metaan ja graanulid. Et need on, mul on väga huvitav perspektiiv tekkinud siit Võru metsade vahet. Jaa, alustame hipilaagrist. Toimub siis Lõuna-Eestis Antsla lähedal Rainbow Festival, sest ma saan aru, et Eestis ei ole esmakordne nähtus, aga seoses koroonakriisi ohuga on väga palju tähelepanu saanud. Lähemalt rääkides, siis Terviseamet keelas festivali korraldajatel festivali pidamise selle tõttu, et teatud tervisenõuded ei olnud täidetud. Ei olnud WC tingimusi ja võimalust puhta veega pesta toidunõusid, samuti toidu jahedas hoidmise võimalust ja siis ka desinfitseerimisvahendeid, nii nagu ma aru saan, mis ametlik info oli. Ja siis umbes 30-40 Terviseameti, politsei ja ka siis kiirreageerimisüksuse inimest käisid 40 laagrilist ohjamas ja korrale kutsumas, et nad ikkagi viirused ei levitaks seal koha peal. Enne kui sisusse minna, kas see üldse on sul rohkem infot, mis üritus see üldse on, kes seal kokku tuleb ja mis toimub seal? Enne kui üldse räägid, et mis ära jäi, et mis see üldse olema pidi? Jah, nagu ma aru saan, siis Rainbow on sümbol vabadusest. Festival Peace, Love and Unity. Armastus, rahu ja ühtekuuluvus. Selline sümboolne raamistik. Inimesed tulevad kokku, elavad kuu aega kogukonnas, õppides seal looduse keskel hakkama saama. Võib-olla tead täiendada? No, mina kuulsin sellest läbi kohalike raadiouudiste, kus käis mingi rännumees, tegelikult see oli Vikerraadio, üks rännumees käis seal seletamas lihtrahvale, et mis asi see on, mida need inimesed seal teevad. Ja ta ütleski, et jah, et inimesed reisivad mööda maailma ja seal on ette teada pikalt, kus need kogunemised toimuvad. Ja siis inimesed tulevad kohale ja siis kuu aega on seal paiksed ja teevad ise endale süüa, hoiavad ise keskkonda nagu elatavana ja korras. Ja siis lähevad edasi järgmisele kohale, et sellised nomaadid põhimõtteliselt. Ja lugedes siis kohalikust Lõunalehest, siis ühe ajakirjaniku reportaaži, kes jõudis siis selle festivali alguseks kohale, siis tal oli väga huvitav pointid selle artiklis. Umbes, et kui oli suur hirm, et ei saa praegu teha siukest üritust, kus tuleb 1000 inimest kokku, et nad peaks olema kõik karantiinis. Ja siis need 40 umbes inimest, kes seal kohale jõudsid, ütlesid, et aga me ju olemegi siin karantiinis, et me ei lähe ju siit kuhugi, et plaan ongi kuu aega paigal olla, see on siuke topelt nagu karantiin, et milles küsimus, aga nagu huvitava näitena nad tõid seda, et nüüd on nemad ka hirmul, sest igasugused ajakirjanikud käivad ja politseinikud käivad ja kõik käivad meil köhimas sinna peale, et tegelikult võib tulla hoopis väljaspoolt see viirus sisse. See oli huvitav nagu mõte. Teine teema võib-olla, mis oli, oota üks hetk.
teine teema oli see, mis käis meediast läbi, et issand, nad ei tohi isegi seepi kasutada seal või see on nagu keelatud, et kõik peavad olema hästi räpased. Ja seda rääkis nüüd see rännumees raadios, et ei, et saate valesti aru, et seebisena ei tohi kuhugi jõkke või järve minna. Et kui 1000 inimest läheb seebisena järve, siis see järv ei ole enam võib-olla väga elurikas pärast seda. Et sa oled tapnud kõik mikroobid ka seal järves ära. Et siis lihtsalt siuksed reeglid on, et palun nagu võta oma kausiga see vesi ja mine kuhugi mujale, mitte sinna veekogu sisse. See tundus jälle mulle siukene, okei, see on mõistlik mõte, on ju. Ja siis kolmas oli see vetsude teema, mis sa mainisid. See oli siin ajalehes nüüd kirjas, väga detailselt oli kirjeldatud, mis asi on shitbit ja kuidas see töötab. Ja kui sa oskad seda kasutada, siis on kõik nagu hästi hügieeniline. Kui sa ei oska seda kasutada, siis sa ei oska seda kasutada ja lihtsalt tekivad probleemid. Et seal on nagu, et mul on tunne, et see laager eeldab, et inimesed on targad ja need inimesed tundusid küll väga intelligentsed, kes selle intervjuusid andsid. Ja, lugesin ka seda artiklit, mis see ajakirjanduse alguses laiali läks just, et festivali korraldavad inimesed, kes kuskil Poola ligidal levitasid düsenteeriat siis tänu nii-öelda shitbitidele. Aga mida siis intervjueeritav kommenteeris, et ta oli ka seal festivalil, aga probleem tekkis siis, kui festivali kohta tulid inimesed, kes ei osanud neid eluviisi seal kasutada ja neid nii-öelda viised. Seal Poolas siis oli kõrval festival, mingi transfestival, kus talva ilma tõttu paljud inimesed tulid Rainbow festivalile, kuna aga neil puudusid kogemused, kuidas see looduses hügieeniliselt ellu jääda piiratud ressursside ja võimalustega, siis tänu sellele sai levida see haigus seal. Ja seal oli ka, seal lehes oli ühe teise lehekülje peal oli välja toodud, et suures koroonahirmus tehti siis inimestele teste seal koha peal, et äkki juba levib see hirmus haigus. Ja et 3 inimest keeldusid testimast, et neile ei meeldinud, et keegi tuleb ja turkab neile mingi doki ninna. Ja siis selle lahendus oli see, et need inimesed tembeldati kohe positiivseks. Et neid käsitleti kui koroonahaigeid. Mis on nagu huvitav tõrgendus, et sellisel juhul nagu Eesti on täis koroonahaigeid, sest mind ka ei ole testitud veel. Ja Eesti on täis, ma ei tea, rasedaid naisi, sest neid ei ole testitud, kas nad ikka on rasedad. Et kuidagi ma ei olnud varem näinud siukest asja, et kui sa ei testi, siis sa eeldad, et kõik on haiged. See on väga karm eeldus, jah. Eks kui ma proovin aru saada Terviseameti inimestest, siis nende jaoks on see justkui ettevaatusprintsiip, et kui nagu testimissoov on, aga testida ei saa, siis lähtume sellest, et võib haige olla ja seetõttu justkui temmeldatakse positiivseks. Kasutatakse sellist ettevaatusprintsiipi vaid ka teistes olukordades, näiteks kliimamuutustega või metsadega. Et kui uus õlitehas ei ole näidanud, et ta ei ole nagu kliimakahjulik, siis ta peaks olema tembeldatud kohe kliimakahjulikuks, on ju, et tal on nagu võimalus ennast näidata mitte kliimakahjulikuna. Jah, teha teste, kui kasvuhoonegaaside rikas toodang on või mitte. Muidugi me testi tulemusi teame, eks, et saame ennustada, et tegu on kliimasaaste positiivse tehasega. Aga ma arvan, et see oli tegelikult nende kohalike inimeste või nende laagriliste kavaldstrateegia, et kui neid tembeldati nagu haigeteks, et siis nad võib-olla saavad vähemalt 2 nädalat seal laagris olla rahulikult, keegi ei sega. Jah, kohalik karantiin. Aga võib-olla kogu selle teema puhul nagu minu jaoks oli üllatav see, et nagu kuskilt taskust võeti välja see hipisilt ja hakati seda igale poole loopima, et kõik, kes nagu laagri läheduseks olid, on kohe hipid. Ja kuidagi nagu negatiivses võtmes, et näed, et ma ei tea, inimesed, kellel on kuu aega võimalik vabaks võtta, issand, kui halb nagu. Ja inimesed, kes saavad hakkama ise, seal oli kirjeldus, et tuleme ise kokku, ostame kohalikelt farmeritelt toitu ja siis teeme oma mingi taimetoitu, et pole probleemi. Et sellest näekse nagu tohutut negatiivset asja, et vastikud hipid keelame ruttu ära. Ja siis kõrval on Rally Estonia venna, kes on mingid, me teeme ka suurt üritust, aga see on okei.
ma arvan, et siin on häda on selles nagu, et need hipid ei tulnud nagu turgu siin nagu kasvatama või majandust elavdama, nad tulid lihtsalt nagu elama, et siis see on probleemne. Tulid olema, mitte tarbima ja viimast võtma sellest. Kuigi kohalikud farmerid oleksid mitte õnnelikud, kui 1000 inimest nende porgandid ostaks. Jah. No igatahes laager aeti laiali, inimesed ilmselt läksidki laiali, et seekord siis seda pidi, aga Eestis ei kindlasti nagu kuulsust keskkonna armastavate inimeste seast kui maa, kuhu ei tasuks väga tulla, sest siin on väga nagu karm reaktsioon igasugustele algatustele. Et see on muidugi jälle rahvusvaheliselt kerge põnts, aga nojah, seekord siis nii. Jah, seekord siis nii, kui võtame graanulid. Mõtlen just, et Eestist on ka teisi rahvusvahelisi algatusi tulnud, mis võib-olla keskkonnaga tegelevad, aga teises võtmes puidu põletamisega, puidu väärindamisega ja selle teistesse Euroopa riikidesse kandmisega. Täpsemalt tuli uudis Hollandist, et Holland tahab sulgeda Graanul Investi toodangu ees uksed. Graanul Invest, teatavasti üks Eesti suurim pelletitoot, üks suurimaid Euroopas, üks suurimaid maailmas. Jah, võib jääda oma turust ilma Hollandis. Hollandi strateegia on siis väga tugevalt, taastuvenergia strateegia on väga tugevalt olnud seotud sellega, et puitu imporditakse ja taastuvenergia nime all seda põletatakse kohaliku soojusenergia saamiseks. Küll aga siis, kui ma õigesti aru saan, siis kohalik siis leiti mingi raport, leitus. Lausa tehti? Jah, tehti raport, kus tõdetakse, et selline biomassi kasutamine ei ole otstarbekas, et seda võiks kasutada kemikaalide tootmisel, ehitusel või ükskõik kus, aga põletamine ei ole nagu biomassi õigustatud kasutus. Ja... No, et saadakse vaikselt aru, et see ei ole lihtsalt nagu mingi maast vedelev prügi, mida saab ahju visata, vaid see on tegelikult väärtuslik materjal, millest saaks teha midagi kauakestvat ja lisandväärtust loovat ja rõõmu toovat, selle asemel, et seda lihtsalt ahju ajada tuimalt, eriti veel kuskilt teistest riikidest toodud ja mõnikord väga kahtlase päritoluga puidust, eks. Et see on selles mõttes, see on kindlasti, nagu kui me eelmise loo lõpetasime põntsuga, siis ka see lugu nagu vihjab selle, et see tööstus võib saada päris suure põntsu, seal olid need numbrid ka öeldud artiklis, et põhimõtteliselt mida Holland siis otsustas, oli see, et ei tohiks, mida tahab otsustada, on see, et ei tohiks subsideerida või nagu toetada sellist tegevust. Et täna me ütleme, et see on taastuvenergia väga tore, et küll see kunagi see süsinik, mis paratamatult lendab korstnast välja, kuskilt ringiga tuleb tagasi ja salvestatakse. Küll need nagu metsafirmad ju istutavad uusi puid sinna kõrbesse, mida nad on tekitanud lageraiega. Et see on väga küsitav ja miks see praegu toimub, on ainult sellepärast, et nii jõhkrad toetused on Eestis samamoodi. Et see on huvitav näha, et natuke nagu hakkab asi nagu paika loksuma, et mingisugune mõistus hakkab jõudma koju. Jah, olen kuulnud ka, et mis Eestis nagu puidega toimub, et isegi puitu müüa välismaale graanuliks on tänapäeval tulusam, kui sellest ehitusmaterjali Eestis toota. Eks tähendab, et need suured palgid, millest võib-olla head ehitusmaterjali saaks, mis võiks vabalt ka 20 aastat kasvada veel metsas, et kui elutakse maha, müüakse pelletiks sellepärast, et see on lihtsalt turul soodsam, sellepärast, et Euroopa Liit sellise taastuvenergia strateegia justkui valinud on. Sellega on jube kiire, sest kõik saavad aru, et see ei ole tegelikult mõistlik strateegia, aga nagu 20 aasta pärast kindlasti enam sihukest asja ei lubata, võib-olla 2 aasta pärast enam lubata. 20 aasta pärast pole enam metsa,
mida müüa seda see ära, eks, et. No isegi kui oleks, siis nagu keegi ei osta enam, sest see ei ole enam nagu mõistlik tegevus, aga täna ta veel nagu mingi seaduse järgi on ja siis sellepärast ongi hästi kiire ja need raiemahud peavad olema hästi suured tööstuse jaoks siis. Enne kui jälile saadakse, et ei olegi veel nii. Jah, ühesõnaga, et vaatame, kuidas see asi areneb. Keskkonnaühendused on väga rõõmsad, et Holland ei toeta kaudselt Eesti metsade hävitamist. Ja ka nagu kodule lähemal, mina kuulasin siis raadiost, see oli vist jälle Vikerraadio, lugu sellest, kuidas nüüd on Baltimaades ka mingisugune draama lahvatanud, et pikk lugu lühidalt on see, et Tšernobõli tuumakatastroofi lähedastel aladel toimusid metsapõlengud ja sealt siis radioaktiivne tuhk jõudis otsapidi ka kuhugi Eesti metsade kohale. Ja nüüd, kui sa võtad selle Eesti metsa maha, seal peenestad selle ära või kuskilt mujalt Eestist saad saepuru ja teed sellest pelletid, siis need pelletid on nüüd kergelt radioaktiivsed. Ja küll üsna kergelt, aga erinevad riigid on siis seadnud erinevad piirnormid, et kui kergelt radioaktiivne see asi tohib olla. Ja seal olid nagu mingid numbrid, mis ei öelnud mulle mitte midagi. Ütleme, et numbrid olid Eesti puhul 30 mingit ühikut, mis on see lubatud norm ja Lätis tahetakse panna see 10 mingit ühikut, et väljaspoolt tulevale puidule ja siis puidusektor näeb seda suure nagu majandussõjana, aga mina nagu selle uudise jooksul ma ootasin, et tuleb see hetk, kus seletatakse ära, et mis see nagu terviserisk seal on või nagu looduskeskkonna risk, aga sellest ei räägitudki. Räägiti ainult, et see on mingi majanduslik trikk, kuidas Läti üritab kaitsta oma turgu ja meie tahaks ikka radioaktiivsemat puitu sinna müüa. Et jälle nagu huvitav uus nurk sellele ja näide sellest, kuidas nagu ainus argument üldse on majanduslik argument täna. Ja kui sa midagi muu asjaga lähed, et mingi kuulge, et teie puit on radioaktiivne, öeldakse mingit, vahet pole, nagu peas müüa saab. Ma saan aru, et see 30 või 10 ühikut, et seal väga olulist vahet ei tohiks olla. Ma ei oska kommenteerida, okay. Aga lätlased oskavad kindlasti. Jah. Okei. Siis majandus. Jah. Aga ilmselt nagu see asi areneb edasi kuhugi ja eks me siis saame teada, kui kõvasti need graanulikatlad helendama hakkavad. Mis viib selle viimase teemani, millest tahaks veel joosta täna läbi. Et kui me rääkisime siin kasvuhoonegaasidest ja kui me rääkisime siin vale positiivsetest ja vale negatiivsetest testidest, siis sa jagasid mingisugust linki selle kohta, et lisaks süsihappegaasile, mida me teame ja tunneme hästi, on tihti vähem räägitud, aga palju vihasem gaas on metaan, millega on nüüd saavutatud mingeid uusi rekordeid nagu halvas mõttes, ma saan aru. Ja, et metaan süsihappegaasist, ta on 20 korda potentsem kasvuhoonegaas, ehk üks molekul atmosfääris põhjustab 20 korda seda soojenemist, mida süsihappegaasi molekul põhjustab siis sama ajaperioodi jooksul. Ma võin olla ninatark ja öelda, et see oleneb ka, mis ajaskaalal sa vaatad, et esimese mingi 10 aasta jooksul umbes on 84 korda ja siis ta läheb natukene nõrgemaks ja siis vist 100 aasta lõikest on mingi 20 korda. Jah, et metaan nagu ta laguneb kiiremini, aga teeb rohkem kahju sel ajal, kui ta seal atmosfääris on. Ja teadlased uurisid siis seda, et metaani taset atmosfääris 2007 aastal on võrdlemisi stabiilne olnud, aga viimase 10-13 aastaga on metaani tase atmosfääris siis tõusma hakanud. Ja kui uuriti mõelda sellele, et siis mis seda põhjustanud on, juhti kahele ja üks asi, et USA-s ja paljudes teistes kohtades ekstraktitakse või eraldatakse maakoorest siis kildagaasi ja sellise kilda lõhustamisel või siis fräkkimisel, kus pumbatakse midagi maa sisse ja teises kohas
pressib selle gaasi välja, sellega kaasneb suur oht gaasileketeks, mistõttu siis kohtadest, kus gaas peaks välja tulema, tuleb välja ja jõuab otse atmosfääri, mitte gaasitorusse. Selle teema on tehtud ja see on märgatud. Teine asi, et maa populatsioon on vahepeal kasvanud ja sealjuures suurem osa populatsioonist on rohkem hakanud liha sööma. Ja liha, teatavasti lihaveisite kasvatamine, sigade kasvatamine, sellega kaasneb suur metaani toodang atmosfääri. Need oleks siis need kaks peamist allikad, mis arvatakse, et metaani, mille tõttu metaan tõusnud on. Aga seda on ilgelt raske täpselt jälgi ajada, et kus ta siis nagu atmosfääri pääseb, et ka see sama näide, et sa puurid seal kildagaasi puurtornis selle välja, sealt lekib, siis sa paned ta torust ta lekib kogu selle teekonna vältel erinevatest ventiilidest ja siis lõpuks nagu tarbija juurest ta ilmselt ka lekib või siis pannakse põlema. Ja nagu mingid tabelid, mis näitavad erinevaid kütusevorme ja kui keskkonnasäästlikud või mittesäästlikud nad on, et seal alati tuleb vaadata, kus see tärn on, et maagaasi juures ehk siis metaani juures, et seal tärni juures peab olema kirjas, et kui suur on eeldatud, et on see leke, et seda lekib välja kuskilt torude vahelt, sest seda lekib, aga keegi täpselt ei tea, kui palju ja siis tehakse niisuguse eeldusi, et no äkki on 1%, 2% sellest gaasist, võib-olla on 5 ja kui ta on juba 5, siis ta on nagu hullem kui või see kivisüsi. Et ei ole palju vaja, et jällegi teha nagu nullida ära kogu see suur pingutus, mida tehakse, et jätkuvalt ikkagi saaks fossiilkütuseid kasutada. Jah, ma saan aru, et ta nullib ära selle, et gaas on natukene kliimasõbralikum kui kivisüsi. Mitte, et ta nüüd väga tervislik oleks gaasi põletada. Jah, no seal saab mingid muud ühendid seal, millega sul probleeme tekib. Ja võib-olla inimkonna kohta, et see on hea nagu argument, mida igale poole panna, et meil on lihtsalt liiga palju inimesi. Et ma ise nägin üks inimene argumenteeris mulle, et vaata, et CO2 on tõusnud, aga rahvaarv on ka tõusnud. See ongi need kaks asja, mis on omavahel jubedalt seotud. Ja siis ma näitasin talle pilti, kus on jäätise müük läheb suvel ülesse ja USA-s nagu hairünnakud lähevad suvel ülesse, et võiks öelda, et jäätiste söömine tekitab hairünnakuid. Aga tegelikult seal taustal on kolmas asi, mis on lihtsalt soe ilm, inimesed lähevad randa, võtavad jäätisi, lähevad ujuma ja saavad hammustada. Et samamoodi populatsioon on tõusnud ja CO2 on tõusnud sellepärast, et meil on see tasuta odav nagu fossiilkütus käes. Ja nii kaua, kui me selle nagu mõjuga ei tegele, siis võimegi siin igast juttu ajada, aga keegi näiteks arvutanud, et kui kõik elaks nagu ameeriklased, kõik ju tahavad elada nagu ameeriklased, siis meil mahub. Tahavad, jaa. Noh, niisugune unel mõnel on. Ja. Et siis mahuks inimesi planeedile 1 miljard umbes, et siis ressursid nagu katab ära. Aga kui sa võtad nagu väga niisuguse madala tarbimisharjumusega inimese numbrid, siis meil võib olla nagu 20 miljardit ka. Ja planeet saab hakkama, aga seal ongi see, mis see tase on, kuhu kõik tahavad jõuda või kuhu on üldse realistlik jõuda. Jah, mõeldagi sellest loomakasvatusest, eks, et okei, populatsioon kasvab, see on väga tõsi, aga küsimus on, et kui palju suur osa sellest populatsioonist sööb intensiivpõllumajanduslikult kasvatatud liha või kui suur osa sellest populatsioonist, kui populatsioon kasvab, aga näiteks kasvab piirkondades, kus on väga ökod põllumajanduspraktikad, kus mulla näiteks süsiniku hulk mullas siis hoopis kasvatatakse selle taimede kasvatamisega seal mullapinnas, mis võib olla isegi siis süsiniku positiivne põllumajanduseks. See kõik sõltub
detailidest. Ongi alati, kui lugeda mingit uudist, siis need uudised on nii pinnapealsed, et lihtsalt tuleb võtta see aeg ja proovida leida see algallika, siis sa saad aru, mida päriselt nagu uuriti või mida päriselt keegi algselt ütles, et lihtsalt on tüütu, aga tuleb teha, sest muidu sa oledki pealkirjade tasandil midagi nagu aimad, aga sisu üldse ei tea ja keegi võibki nagu hästi lihtsa küsimusega tulla ja küsida, oota, et inimesi on liiga palju, aga mis inimesed need on, keda liiga palju on või kus see nagu räägi täpsemalt, sest muidu see põhimõtteliselt ei ole võimalik sinu väidet nagu kuidagi kontrollida või kinnitada või ümber lükata. Aga üks asi küll seal artikli lõpus oli... Artiklit? Sa hangusid. Hangusin. Nii, räägi see. Okei. Lugesin ühte artiklit, mis väidetavalt on 40 aasta uurimist tulemus kliimatundlikkuse kohta või täpsemalt siis süsihappegaasi tundlikkuse kohta. Siiamaani on esinenud siis väga nagu mitte selge arusaam, et kui palju süsihappegaasi rohkem atmosfääri paistamine, kontsentratsiooni suurendamine kliimamuutusi mõjutab. Ja nüüd saadi sellega selgust. Uurimistöö nagu tulemusena jõuti enam-vähem piirmäärani, et kui ma õigesti mäletan, 90% tõenäosusega saab praegu see kliimamuutuse nagu või süsihappegaasi nagu paiskamise tulemus jääb vahemikku 2,6 kuni 3,9 kraadi. Et kuhugi sinna peaks see soojenemine jääma. Ja ma hakkan kohe nagu norima, et oota, et mida nad eeldasid, kas emissioonid jätkuvad või nad on nüüd nagu, kui nad nüüd hakkaks kohe kukkuma? Seda, et siis emissioonid jätkuvad, ma saan aru, kui ma õigesti aru sain sellest artiklist. Ja muidugi, millest ma nagu sealt välja lugenud, et väga paljud sellised tagasiside ahelaid sinna sisse arvestanud ja ma pean küll põhjalikumalt uuesti uurima selle artikli tagamaid, aga nagu sõna metaan ka seal artiklis ei kasutatud kuskil, mis tähendab, et nagu räägiti just süsiniku ahelast, aga olukorras, kus nüüd Põhja-Jäämeri sulab ja sealt võib palju metaani õhku paisata, mis on väga suur lisa kuumenemise allikas, seda selle arvesse ei võetud. Seal võib olla siuke tärn kuskil, et me arvutame metaani nagu CO2 võrdelisena, et me korrutame lihtsalt läbi mingi suure numbriga, siis me saame selle mõju. Et mõnikord tehakse nii, et oleks lihtsalt mugavam on üks gaas, mida mõõta, aga tegelikult seal sees on kõik teised gaasid ka. Ja võib see võimalus olla, pean täpsemalt uurima, et me siis selle artikli tagamaid ja siis teadvustavad ennast ojad, et päriselt nagu sotti seda, mida nad siis mõõtsid või mida uurisid. Ma tahtsin öelda selle sinu eelmise artikli lõpulause oli umbes see, et lisaks fossiilkütustele ja lisaks loomakasvatusele, et metaani allikas võib olla ka Arktika sulav mis on siis igikelts, permafrost. Aga et selles artiklis oli öeldud, et õnneks seda ei ole veel tuvastatud, et sealt midagi tuleb. Ja siis ma panin selle lingi mingi 2 päeva tagusest uuringust, mis ütleb, et jep, sealt tuleb. Et see on hästi, hästi halb tagasiside, kui see nagu päriselt nagu suurel skaalal käima läheb, et siis võib kõik need mudelid võtta ja visata ära. Ma täpsustan, et see link, mis sa panid, see räägib Antarktikast, ehk siis mitte ainult Põhja-Jäämeres, aga lõuna pool siis ka jää sulamise käigus on tuvastatud, et metaani lekib merepõhjast. Ja see on väga uurimata ala, et mina ootan väga nagu uurimistöid, mis otsivad või küsitlevad võimalikke seoseid siis Siberi kuumenemise ja Arktikast metaani eraldamise vahel, et kui me see suvi nägime, et Siberis oli 8 kraadi mõnes piirkonnas üle tavapärase temperatuur, siis et kas seal on siis lokaalne muutus just metaanini näiteks nii tugev olnud või mitte, et seda saab olla huvitav teada, samas teisest küljest nagu piisavalt informatsiooni, et tegutseda täna.
jah, et ühest küljest võiks uurida neid teadustöid, teisest küljest võiks nagu aktiivselt kuidagi kampaaniat teha, et seda muuta ja kolmandast küljest võiks nagu natuke ette ka valmistada ennast selleks, mis võib-olla tuleb. Ja see oli ka eelmisel nädalal tegelikult üks kohalik uudislugu siin Eestis, et Padaorus sadas natukene vihma ja mingi pool teed lagunes kuhugi kaldast alla. Et kui vaadata neid Eesti arengukavasid või kliimamuutustega kohanemise arengukava 2050 vist. Et seal on ka öeldud, et noh, et siin läheb nagu kõvasti vihmasemaks, aga pole hullu. Et siis tegelikult kõvasti vihmasemaks tähendabki seda, et su nagu taristu hakkab ära uhuma lihtsalt, sest sa ei ole arvestanud sellega, et sajab palju rohkem ja intensiivsemalt. Nii et me juba jälle näeme siin siuksi väga kohaliku tasandi muutusi ka, et kõik, kes autoga sõidavad, need tunnevad ennast kindlasti puudutatuna sellest, et teed ei ole enam. Jah, sellised omakorda juhtum mäletan paar aastat tagasi kodulinna lähistel Kalanas oli olukord, kus üle kas 40 või 50 aasta tuli maa-alune jõgi tuli maa peale, kuna vihmasadu oli nii intensiivne. Ja samamoodi, kui see maa-alune jõgi muidu ju voolas tee alt, siis sel korral voolas see tee pealt ja tükk teest oli lihtsalt kadunud. Kunagi rahvast teadis, et see seal oli, kes eriti vanad inimesed olid, nägid elus teist korda selle jõge. Ja siin ongi jällegi nagu inimlikul tasandil tagasiside ringid võivad ka tulla, et kui nüüd nagu tee uhtumisi hakkab rohkem tulema, siis inimesed ostavad nendest suuremaid autosid, et mingitest kraavidest saaks üle ikkagi sõita. Ja siis see omakorda tõstab emissioone, see omakorda paneb asjad veel rohkem ära uuma. Et nii kaua, kui ise nagu mitte taanduda natukene, siis sa jäädki võitlema loodusega, mis on sinust igal pidi võimsam. Et seda on näiteks, kes tahab lugeda, siis USAs on ka rannikualadel on merevee taseme tõus on juba nii jõhker, et mingid tänavate kaupa linna hakkab järjest kaduma. Ja seal on ka nagu mõistlik lahendus oleks see, et okei, et nagu teeme strateegilise taganemise, aga ameeriklased on uhked ja tugevad, nüüd ütlevad, ei, me ehitame suured tohutud müürid merele ette, mis on ilgelt kallid ja siis sul võib olla see müür, aga siis sul ei ole enam randa. Ühesõnaga, et siuksed valikud. Jah, selle müüri ehitamisega panustatakse omakorda jällegi muutuste. Et nagu väikeses kontekstis on hästi lihtne aru saada, et kui ma tahan, vann ajab üle ääre ja tahan, et vannivesi stabiliseeruks, siis ma keeran kraani kinni. Mitte ei ürita siis ma ei tea. Vanni kõrgemaks ehitada. Jah, vanni kõrgemaks ehitada, et vool ikkagi jätkub. Ega mul tundub, et me oleme oma aega hakanud täis rääkima ja sul on ka seal mingid maavärinad. Maavärinad mul täpselt enne viimaseid minuteid aku tahab tihaks saada päästetud. Olukord on päästetud. Võime edasi minna. Aga mis elektriga? Eestis kas mitte viimase 6 aja jooksul 40% elektrienergiast pidavad olema taastuvenergia, nii et peaaegu, et pool taastuv. Aga taastuv tähendab Eestis ka biomassi. Absoluutselt. Nii et see ongi võib-olla minu kultuurisoovitus lõppu siia, et siukene film on olemas pealkirjaga Burned, Are Trees the New Coal, ehk kas puud on uus kivisüsi. See tuli eelmisel aastal välja. Eelmisel suvel käisid selle filmiga seotud või seda promovad inimesed Eestis meil külas ja nad tulid USA-st ja Austraaliast, nii et selle sõnumiga, et kuulge, mis toimub, et nende metsad tõmmatakse ka maha mingisuguse Euroopa nagu taastuvenergia nälja pärast, tulid uurima siia, mis värk on. Ja see film oli hästi äge ja nüüd see on netis saadaval, panen lingi kirjeldusse, et soovitan vaadata, et saada rohkem aru, mis asi see biomass siis tegelikult on, mis trikke tehakse, et seda nagu Euroopas ahju visata sellistes massides, nagu täna tehakse ja mida saaks siis teha, et seda nii palju ei juhtuks. Väga, väga huvitav. Võimalik, et vaatan isegi, olen sellest kuulnud.
minu kultuurisoovitus, kui paiknete Tallinnas või Tartus, tulge Kiimast Teegile reedel kell 2. Tulge vaadake, kuidas noored teevad kultuuri, võib-olla protestikultuuri siis antud juhul selleks, et me üheskoos elusama elukeskkonna poole ikka võiksime liikuda. See on oluline osa kogu sellest suurest kampaaniast ja süsteemist ja teavituse tegemisest ja teadlikkuse tõstmisest. Suurendamisest, aga jah, mis vahe seal on? Kui sa tõstad, siis sa võtad tooli üles ja paned seda teise koha peale näiteks. Aga just see ülespoole liikumine, kui on suurendamine, siis on mingisugune number või asi, et läheb nagu sealt tillukesemast, läheb nagu paisub ja lõpuks tuleb selline kriitiline mass ja kes siis kõik muutused meie eest ära teeb. Ega siis ärge tõske teadlikkust, suurendage teadlikkust. Ja siis jõuame elusama elukeskkonna poole, kui see on lingvistiliselt korrektne lause. Jah, jõuame. Hästi, parimat edukat suvejärku ja järgmise nädalani. Jah, vaadake filme, lugege raamatuid ja siis tehke õues asju.